Nii, ma olen käinud valitsuses ära, saatke see palun nüüd ajalehtedele ja agentuuridele. Sellega on kiire, muide see puudutab teid ka, see on seotud Eesti Naise Ausamba fondiga. Sinna pole laekunud ühtegi senti, kuna algas korjandus, aeg on teha uus üleskutse. Kuulge, siin on midagi muutunud, mis te olete need asjad siit ära viinud või? Miks? Jah, nüüd ikka ei sobi siia. No, sobisid ju väga hästi. Need asjad sobivad ainult koos minuga. Kuhu siis teie kavatsete kaduda? Mis? Kuidas te nüüd siis kaote? Olete nagu mingi väike Kustu Kumm, eks ju, mis meil ära kaob või? Ei ole te mingi Kustu Kumm. Ma lähen teie juurest ära. Mis jutt see nüüd on? Nüüd viiaks üle teisele tööle. Kes teid viib? Ma lähen Riigikantseleisse. No ma näen seda meest, no ma räägin taga täna. Ärge teistele veel öelge. Mis asja? Mul on nii paha, et niimoodi juhtus. Oh. Ma ütlen poistele ise. Kustu Kumm. Haud on kunstiteos ja haua kaevamine on kunst. Seda ei mõistnud mitte vanad egiptlased ja maiad ainult, vaid ka meie kauged esiisad. Aga enne, kui ma hakkan teile tutvustama selle kunsti aluseid, te peate teadma kõigepealt, mis asi on muld. See keskkond, millega te vahetult hakkate kokku puutuma. Ja esimene küsimus, mis teil kerkib, on see, aga kus tekib üldse muld? Kus tekib muld? Siin on kaks komponenti. Esiteks, maakoor, murenenud maakoor, nii-öelda lähtekivim, mulla lähtekivim ehk emakivim. Jah? Millest siis taimede, seente ja bakterite koosmõjul tekib muld. Ja teiselt poolt, kurat! Kui teid ei huvita see töö, siis ärge tehke niisugust nägu, et huvitab. Ei, mind kohe väga huvitab, aga mitte nii põhjalikult. Ma ütlesin, ma olen oma kutsumuselt eelkõige juht ja ma tulevases firmas ma näen ennast ka eelkõige kui juht. Ja sellest ma kordan, mind huvitab rohkem teie firma töökorraldus. Et kuidas te viite läbi üksikud rituaale, millised on inimestevahelised ülesanded, ehk teie matusebüroo majanduslikud alused. Seda te võiksite minule õpetada. Või mis on firma saladuse või minu isik ärata usaldust. Ma kinnitan teile, minu renomeel ei ole ühtki plekki. Miks te poliitikast eemale tõmbusite? Ei mänginud välja, jah? Teate, ma olin hiljuti pikemat aega haige. Ja mul oli võimalus elu üle järele mõelda. Ma mõtlesin muuseas ka igavikuliste asjade üle. Igatahes ma mõtlesin niisuguste asjade peale nagu sõprus, ustavus, karjäär. Need ei ole vast just kõige igavikulisemad asjad. Teate, see oli see aeg, kui mul tõmmati ministritool nii-öelda otse alt ära. Ja ma olin võrdlemisi kehvas seisus. Ja siis ma kohtasin ühte vana sõpra ja rääkisin temaga ja no pole tähtis, kes on või võrdlemisi kõrge positsioonil olev isik ilma, et ma kelgiks. Ja tema küsis minu käest, et ma võin teile öelda ka muidugi. Ma rääkisin Riigikantselei vanemaga. Ja tema küsis minu käest, et kui minu sõbrad oleksid läinud mitte ministeeriumi, vaid teinud mõne vajaliku firma, näiteks matusebüroo. Just nimelt, jah. Et kui nad oleksid jätnud mind ilma mitte ministri kohast või mingit tavalise büroo juhataja kohast, et kas mul oleks siis samavõrd kahju olnud. Ühe sõnaga, et mida ma rohkem hindan? Kas võimu või sõprust? No kumba siis? Mina ei saanudki seda teada. Minul ei olnud valikut.
aga kui ma nüüd teen ise oma matusebüroo ja kutsun oma sõbrad enda juurde, siis neil on valida, kas jätkata tööd seal ministeeriumis, mille kasutegur on võrdlemisi kehv, või tulla minu juurde teha tööd, mis on lihtne, aga millest on inimestel kasu. Kurat, te olete ikka tõsisem mees, kui alguses paistab. Eks ole? No ja oma matusebüroole nüüd vaevalt litsentsi saate, sest teil ei ole ju vastavat ettevalmistust, aga kolleegid võivad meist saada. Ma kuulsin, te lähete ära meie juurest. Jaa. Kus te teate? Ei, ega ma ei teagi, kui see muidugi saladus on. Ma küll palusin ministrit, et ta veel ei räägiks. Ei no, autojuhtidel ikka räägitakse, sellepärast, et autojuhid, need ei räägi midagi edasi, tead. Jah. Mis minister veel minust ütles? Ei no, ütles, teeme teile suure peo ja kõik niimoodi. Ja, rõõmupeo, et saate uue ja parema. Ei, minister ütles, et ta ei võtagi enam sekretäri, et ta teist nii head ei saa. Seda ma küll ei usu. Ei, ta ütleski kohe niimoodi, et halvemat ta ei taha ka. Aga kuidas te siin hakkama saate? Minister ütles, et ta paneb minu sekretär autojuhiks. Teid? Aga ärge tee ka ennem kurat poistele üteldi, eks ole? Eks ole? Maailm on kurat kadedaid teist. Kurat, kuhu ma jäin, noh? Tulen, kurat. Ühesõnaga me teeme vaikselt. Liisile esialgu mitte üks piuks. Ta tuleb viimast päeva tööle. Ja korraga töö asemel pidu. Aha, väga hea. Tule istu siia kuhugi lähemale. Seoses Liisi lahkumisega mul on ettepanek moodustada töökomisjon. See võiks olla 4-liikmeline, mina ise juhin, koosseisus oleksid Majesteet, Marssal, Monseigneur. See on 1, 3, 4, jah, sai küll 4. Kuule, mis mina teen? Sina esialgu ainult sõidad, komisjoni ei pruugi sa kuuluda. Selge, siis ma ei tule pittu ka. Pea nüüd kinni. Istu ja kuula, mida me räägime. Ma kohtusin Riigikantselei vanemaga ja tema soovitas, et me võiksime Liisi lahkumist võtta kui tunnustust kogu meie ministeeriumile. Üks tunnustus suure ministeeriumi peale. Esialgu üks. Edasi. Kingitus. Mida me kingime Liisile? No, mida tal ei ole? No, või mis tal on vana või katki või kingiks talle nagu uue siis. Kallis see peab olema. ministeerium leiab rahad. Tead, ma ükspäev poes nägin aknal selline ilus, suur, kirju ja pehme. Ma ise endale oleks ostnud, aga ei ostnud. Mis asi see oli? Padi, ma räägin. Turaks, padi. No siis mõtle ise. See ei pea üldse olema mingi poe asi. Jah. See peaks olema midagi meie pool. Kes meil tegi seda Liisi kuju? No, mina. Kingime selle. Jaa. Muidugi. Mul on neid mitu tükki seal eri Valid välja ühe. No ma ei tea, kas see ilus on. Ei no, ega kunst ei pea enam ammu olema ilus. Peaasi oleks, et Liisi näeks, kuidas meie teda nägime. Ja kui ma tegin seda, siis mul ei olnud sarnasus absoluutselt tähtis. Ei peagi olema sarnane, peaasi, et tuleb südamest. Kuidas on siis? Annad ühe? Oli. No ma ei tea, kui ministeerium just ära ostab, siis on. Selge. Kingitus on meil olemas. Nüüd, kõne. Ei, kõne peab olema küll. Nii, pead ise. Väga hea. Ei, kõne peaksid kõik pidama, igaüks midagi omalt poolt. Nii, millised on arvamused? Aga kõne peaks olema humoorikas, mitte niimoodi, et pisar tuleb silma ja meele kurvaks. Nii nagu Majesteet. Kõne peabki liigutama. Oot, meil sinu ju oli üks huumorimees. Markiin. Jah. Ega meil rohkem ei ole olnud küll. Marki võiks kutsuda küll. Nii, kes kutsub? Kes meil oli avalike suhete peal?
no mina ei tea nüüd, ma ei ole teda nii ammu näinud, mis Selge. asja ma talle ütlen. Kutsub maahärra. Ja helistad ja proovid, kuidas on sekretäri töö. Nähvais! Margi. Jah, kuule, meil on siin selline kurb lugu, tead, et me arutame siin Liisi ärasaatmist ja me mõtlesime, et te olite ka nagu omavahel ikkagi päris head tuttavad ja sa võiksid ka tulla. kus teil see ärasaatmine on? Ministeeriumist, et ei no kui niisugune asi on, siis ma muidugi tulen. Millal? Ja. No mis paratan? Ja elu on niisugune. Nägemist. Mingi paha uudis, jah? Ja. Noor inimene oli. No nii. Ma kuulan. Tähendab, meie firmas mingit üldjuhti ei ole. Kõik 6 inimest oskavad ja teevad kõiki operatsioone. Nendeks on siis nagu lahkunu ettevalmistamine, haua ettevalmistamine, kaunistuselemendid, lohutamine ja kõned, muusika, lõpetamine ja kassa. Päevakorrapunkt number 2. Tänasest valitsuse istungist. Said jälle kiita? Esimest korda meie ministeeriumi ajaloos me ei saanud mitte ainult kiita, vaid meile anti hävitav hinnang. Ohoo. Mis meil siis häda on? Eesti üleminek eurostandarditele aeglane. Ministeeriumide töö koordineerimine positiivse iibe saavutamiseks puudulik. Seadusloome ministeeriumis varjusurmas. Ministeeriumi töös puudub perspektiivitunne. Öeldi otse välja. Aasta 2000 läheneb, aga Eestis ei ole veel seda mitte kusagil märgata. Siis me peame enne tähtaegselt jõudma sinna aastasse 2000. Ma ütlesin sulle kohe ära võtta seda ministeeriumi. See ministeerium on tehtud selleks, et oleks kedagi pärast süüdistada. Millal sa seda ütlesid? Vähemalt ma olen sellest kogu aeg aru saanud. Ma ei ole ministeeriumis töötades rumalamaks läinud nagu mõni. Nagu kes? Kes on läinud meil ministeeriumis töötades rumalamaks? Palun, ma tahan teada saada. Kes? Kas majesteet on läinud rumalamaks? Ei. Kas marssal maahärra on läinud rumalamaks? Ei. Järelikult sa tahad öelda, järelikult on ainuke võimalus, et... Keda ma ei nimetanud praegu? Kuidas meie uus hümn neile meeldis? Seda ma esialgu valitsusele ei andnud. Ma andsin ta esimeseks lugemiseks. Mis lugemiseks? Kas ei ole seaduseelnõu ju? No ma andsin ta igaks juhuks lugeda siia-sinna, et kujundada pisut nagu üldist arvamust. Mis arvamust? Mis arvamust? Me teame ju isegi, et see on hea hümn. Issand jumal. See tuleb ainult rahva hulka saata. Rahvas kas võtab omaks selle või avaldab survet. Ei, rahvas ei võta praegu mitte midagi omaks muuseas, mis ülevalt pool neile kaela lastakse. Nii palju kui mina tean, siis Vene saatkonnale sealt üks koht ei meeldinud. Kuule, mis Vene saatkonnale? Mis Vene saatkonnale? 5 neile väga meeldis, aga sõnade suhtes oli neil korraga kahtlusi. See koht, et me ei taha tiblat teenida. Ei, see oli see koht. Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt käib Läänemere kalda? Mis sel kohal viga on? Sealt edasi on majesteetli sõnad. Sellist maad maailmas teiste leidu. Ja? Venemaa seisukoht on, et see pole päris täpne. See on täpne. Oota. Leningradi oblast käib ka Peipsi rannalt Läänemere kaldale. No tegelikult jah. No mis siis nüüd saab? No ilmselt me peame ära jätma selle, mis ta on sellist maad maailmas teiste leidu. Nüüd on mul kõige ilusamad sõnad. Ma ei tea, või paned teise kohta, muidu nad ei kinnita ära seda. Kuidas ei kinnit? Kurat, tiblad ei pea meie hümni kinnitama. Ei no nad ei pea, aga ma lihtsalt ise pakkusin igaks juhuks. Ei no kurat, see on juba bullshit, kurat, sa ise... Mis asi? See on suur poliitika, sina ei saa sellest aru, ühesõnaga. Liisile peost mitte ühte sõnagi. Ja kui teil pole küsimusi,
siis me lõpetame ära ja igaüks läheb tegema oma tööd. Minul on üks küsimus. Nii? Sa siin enne ütlesid, et sa proovid maahärrat sekretäri töö peale, et sa paned maahärra sekretäriks või sain ma millestki valesti aru? Ma mõtlesin proovida. Kes siis autojuht on? Maahärra oleks autojuht, sekretär. Tohoo! Ja saab topeltpalga. Palka saab vastavalt tööle. Ei tea, miks siis just maahärra? Muide, ma ei saa eriti hästi aru, tead, kui mul on tähtis dokument, eks ole, ja maahärra topib selle oma õliste sõrmedega ümbrikusse, mis... Mul ei ole õlised sõrmed. Aga kui sa oled autojuht, sekretär? Ma saadan faksiga, kurat, kui ma tahan. Enne teed oma õliplekid peale, siis saadad faksuga või? Ma kujutan ette, mismoodi maahärra telefoniga räägib, et siin ministeerium, kurat, 2000, kurat, kuuleb, kurat. Hea küll. Nii. Me mõtleme seda asja. Kuule, kui selle hümniga on ikka nii, nagu ta räägib, siis on ikka... Jaa, ma ütlesin kohe, poliitika ja südametunnistus. Need on kaks... Tead, ma võin oma südametunnistuse kas või raa peale kuivama tõmmata, kui ma tahan, aga ma tahan selle eest mehe palka saada. Täpselt. Aga kas te panite tähele? Magistri mõtlemisel on ikka tõsine viga. Jaa, ma vaatasin ka, et tal jääb viimasel ajal nagu kännu taha kinni. Te veel näete, Liisi tegi õigesti, et siit jalga lase. Muidugi tegi õigesti. Sekretär! Teie tahtsite oma firma nimeks panna vist M-büroo. Jaa. Aga sellega on see lugu, et... Selle nime ma olen valinud ja see jääb. Jaa, aga meil on see põhimõte, et me ei taha liiga palju sarnase nimega ettevõtteid. Ma ei tea ühtegi M-bürood. Ja ka siin on meil näiteks M-klubi. Klubi ja büroo, seal on ikka vaks vahet. Oma tegevusalaks olete märkinud mullatöö. Jaa, see on põhiline. Mis me siis teeme teiega? Paneme ikka M-büroo. No, hea küll. Te igavene meelitaja. Aga juba vara hommikul kostku jälle võimsalt meie hüüe. Eesti ela saab. Liisi ela saab. Ma tänan. No nii. Ma palun vaikust. Austatud Liisi kolleegid. Tänane päev on ühest küljest muidugi, aga teisest küljest ühesõnaga meeldiv, sest ma tean natuke tagamaid. Me kaotame täna töötaja, kuid samas kui palju on soovijaid sellele kohale, kus meie Liisi homsest juba see näitab üksi, et ministeerium 2000 suudab kõigele vaatamata. Ja enne kui me selle kallale asume, ma tahaksin anda Liisile üle meie siira ja südamliku tänu märgiks. Sest me mõtlesime kaua, mida kinkida Liisile ja me jõudsime järeldusele, et kõige parem kink, mida me teame, on meile Liisi ise. Ja siin on kunstilisse vormi valatud püüdlus ühendada teie seesmine ja välimine ilu. Kuidas meeldib? Väga ilus. Väline sarnasus ei ole alati tähtis. Ma saan aru. Kas ma
tohin ka omalt poolt paar sõna nagu autor ja kahjuks nagu endine kolleeg. Saatus kinkis meile palju ilusaid tunde siin ministeeriumis, kuid kõige kaunimad olid siiski tunnid, mil me töötasime üheskoos Eesti naise ausamba kallal. Nii et mis ma siin pikalt ikka. Liisi terviseks, hopp, ja mingu teil seal ikka hästi. Hopp. Liisi, arvestades tänase päeva tähtsust meile mõlemale, meile kõigile, ei hakka ma teid tüütama oma värsikatsetustega, aga ma ütlen ikka luuletaja sõnadega, alati, kui teil juhtub olema vaba aega, tule, õnnista mu koda oma hingeõhuga. Alati, kui te astute ministeeriumist läbi, tule istu imevaibaks mu kalk ja kõva tool. Minu kabineti uks on teile alati valla. Tule, õnnista mu lauda uuteks lauludeks ja tööks. Ja tänase teie lahkumise päeva puhul ma suudlen nagu usklik teie kitsast kaunist kätt. Hopp, Johanna! Hopp. Noh, Marki, tere vana, kus sa siis nüüd niimoodi veel? Üle tüki aja, mis? Ma tean, et ta tähendas ka sinule vähemalt mingil ajal väga palju. Te olete öelnud mulle nii palju ilusaid sõnu, et aga mina ei ole suur kõnemees, te ju teate. Ma tahan ainult öelda, et ma lähen ju praegu ainult ministeeriumist ära, ma jään ju teile klubi perenaiseks edasi. Ja teiega oli tõesti meeldiv koos töötada. Minul ka, tõsiselt. Ja sellepärast teid võib-olla huvitab, et miks ma ikkagi ära lähen, kui siin on nii tore, nagu ma räägin. Ja tõesti on. Ja. Ma tahan ainult, ma oskan ainult seda öelda, et see oli minu poolt puht naiselik otsus. Liisikene, kohvi on otsas. Aja, kohe, ma kohe toon. Hopp. Miks sa talle seda ütlesid? Mis oli? Inimene hakkas praegu just ütlema. Naiste rahvas hakkas just avanema. Ma ei tea, ma tõesti ei pannud tähele. No, vabandust. No. Tere! Mis on? Te pidite mulle öelda, et on ärasaatmine. Ja ongi. Minge edasi, ma lähen panen uue kohvi, ma tulen ka kohe. Oi, teil on ka kingitus, ei oleks olnud tarvis. Liisi terviseks, poisid! Homme lähme Riigikantseleisse pead parandama! Hurraa! Nii et iga... Tere, ärimees! Kes see tuli? Ma ütlesin teile, see on meil kõige uhkem huumorimees. Kuule, mis ta siis see sul käes on? See on sinu firma reklaam, on ju? Ei, see on niisama, võtsin kaasa. Tunnista üles. Sul on lillefirma. Ei, tõesti, sattus lihtsalt näppu. Ma tahtsin, ei olnud visata ära ka kuhugi. Mis äri sa ajad siis ka meil? Niisama, väikselt, kaevan. Põhiliselt mullatööd.
kohe saab kohvi. oi, mis kink see siis on? Igavesti teie markii. Ai, teil on ikka naljad. Ma mõtlesin, et mis ma teile võtan. Poes ei ole ju midagi. Ega teil vika ei ole, aga tulge nüüd, istume. Joome kohvi. Tule korra siia. Kuule, mulle sa võid rääkida. Seal läheb ikka roppu papi kokku, jah? Pappi? No seal mulla tööl, see toob ikka raskelt sisse, jah? Kuule, võta mind ka kampa. Kampa? Noh, sul on ju mõnikord abi ka vaja, eks ole? No sa töötad ju siin. See riigitööd, see. Mul on õhtul vabad, ma saan päeval ka ära käia, noh. Kuule see, lähme käed, noh.